Tere, head vaatajad! Tere! August on lõppemas ja vaatamegi kohe, kus maal me koristusega oleme. Ja küsingi siis kohe, et kus maal me siis oleme? No ma arvan, et äkki keskmiselt võib öelda, et 30-40% on veel koristada. On osad mehed, kes ikkagi on 2/3 kindlasti juba läbi ja vähemgi juba võtta, aga paljud on ikkagi seal, kus on pool või isegi üle poole veel koristada. Nii et on selline päris probleemseid piirkondi, et vihmad segavad ikka päris usinasti ja muidugi ka külve, mitte ainult koristust. Nii et sellega meil need, kuidas ma ütlen siis, kui eelnevad aastad tundusid põua tõttu probleemsed, see aasta on vihm ikka teinud oma töö. Ja praegu kvaliteedidest, kui siit vaadata, mis siis edasi saab, et ega niisul langemised hakkavad ära kaduma, on siin 200 juba tulemas ja on näha ka, et ega viljad on ka põllu peal juba näha, et ei ole kõige ilusamad, ei näe enam välja. Kaer, kui me räägime kaerast, mis ka veel koristada tahab, siis kaeral veel värvust on, aga seal on näha, et hakkavad juba tuhmimad tulema. Nii et kellel veel ikkagi näha, et põllu peal on kaer sellise korraliku värvusega, aga nisu on juba võib-olla selline söödaline, siis ma soovitaks võib-olla ikkagi kaera päästa praegu ja see ikkagi normaalse värvusega ära võtta, eriti kui mahukaal ka on nii-öelda korralik. Praegu me oleme võtnud päris palju kaera sisse ja tegelikult me näeme, et pool kaerast on väga ilus ja toidukaera mahukaaluga, eks ole. Ja siis pool sellest on hästi madala mahukaaluga, oled nõus? Kuidagi jah, väga erinev on, et kui on kõrge, siis ta ongi kõrge, kohe ilus kõrge ja kui on madal, siis ta ongi seal täitsa madal, et selline päris kummaline suur lahknevus on, et sellist keskmist kaera, mida meil tavapäraselt on hästi palju tulnud, seda tegelikult on üsna vähe. Ja kaerahinnad on tegelikult ka täna olnud ka suht maas, kui nii saab öelda, eks ole. Kuid siin ka oleme mõningate põllumeestega rääkinud, et üldse kuidas see kaerahind võib ka siin siis olla, kuidas meil Põhjamaad on praegu, mis seisus nad on. Just rääkisin siin eile ka oma Rootsi kolleegidega, et Rootsis on kaerakoristus põhimõtteliselt peaaegu lõpusirgel. Ta on ära koristanud kuldne kaer, ütlevad nii ilusad heledad ei ole ka mitu aastat nähtud, nii et seal on olnud ilmastik väga hea ja soosinud kaerakoristust ja kvaliteet on ka väga hea. Nüüd väga oluline riik Soome on enam-vähem samas seisus, kus meie, et samamoodi tuleb sademeid, suviviljad on tegelikult toored veel ja ka kaer on tegelikult väga paljudes piirkondades veel suht toores, nii et seal on algust küll tehtud, aga väga vähe on veel koristatud kaera, nii et seda pilti meil ei ole. Nii et kogu sellest kaera kompleksist, ma ütleksin, on Soome väga oluline, et kuidas see hind saab arenema praegu soomlased ka ei müü üldse, sest nad tahavad ka näha, mis põllu pealt tuleb ja muidugi, mis puudutab Soome põllumees, siis nemad on teinud juba aastaid niimoodi, et neil on nagu üks saak põhimõtteliselt laos. Et kui nad nüüd hakkavadki müüma, siis nad müüvad seda, mis on eelmisest aastast laos, eks ole. Et aga praegu põllu pealt tulev kaer on teadmata hetkel. No see on jah üks oluline komponent nii-öelda siis tundmatu, mida me veel ei tea siia võrreldesse panna. Nii et see on see ootekoht veel. Et kui soomlased õnnestuvad saagikoristusega, siis hinnad jäävadki põhimõtteliselt nii, nagu nad on või veel allapoole, eks ole, aga kui peaks juhtuma midagi ja näiteks koristus ebaõnnestub ja ei tule sealt head saaki või tuleb väga kole kaer, siis hinnad võivad teha võib-olla 180 kraadise pöörde. Jah, ja siis me näeme suuremaid liikumisi just kaeras, mitte võib-olla nisus või midagi. Ja absoluutselt, ja nii et sest kaera helvest nisust teha ei saa, eks ole. Just. Nii et seetõttu ma olen sinuga täiesti nõus, et kui on valida, mida minna koristama, kas seda nisu, mis on juba nagu söödanisu või siis kaera, millel on veel värvust olemas ja on lootust, et ta läheks nagu toitu, et siis on mõistlik minna seda kaera koristama. Ja samas ega kellel siin on võimalik, ega paljud valivad selle järgi, milline põld kannab. Nii et eks see ka paneb omad nii-öelda korrektuurid peale. Aga ega mis siin ikka pikalt sellest hooajast, kõik enam-vähem näevad välja niikuinii, võib-olla ongi põletavam just vaadata seda, et mis meil maailmas toimub, et mis siis seda, mida me põllu pealt kätte saame, et kuidas seda siis võib-olla müüa või mitte müüa. Ja ka väga õige küsimus, aga ma tuleks veel korraks koristuse juurde tagasi,
tagasi, et vaadates, kuidas ka meie lõunanaabrid on või kus nemad on, siis ega Lätis ka väga hea olukord ei ole. Nad on ka kuskil selline 60-70% peal, et minna on veel kõvasti, seal on ka vihmad seganud, aga Leedu on jälle nagu teistmoodi, seal põhimõtteliselt ka tõmmatakse juba otsi kokku, on koristus juba tehtud ja veel võib-olla siit ja sealt nipet-näpet veel koristada, et on juba nii-öelda unustavad juba ära selle koristuse valu. Meil läheb veel aega ikka. Aga meil läheb tõesti siin aega ja kui vaadata veel ka siin Poola, Saksamaa, siis seal on ka põhimõtteliselt ikkagi juba kõik tehtud, et veel hilisemad võib-olla kultuurid või sordid veel siit ja sealt võtta. Aga mida on näha, et müüma on hakatud. Et täna on olukord nüüd see, kus on selge, mis kvaliteet on põldudelt tulnud, nii poolakad, sakslased kui ka näiteks leedukad on väga aktiivsed, et mind ka üllatas see tegelikult, et aktiivne müük praegu põllumeeste poolt on käimas, sest nähakse, et paremaks hind ei lähe, hind on tulnud alla ja praegu antud momendil ikkagi me näeme, et prognoos on endine, et kuna nõudlus on nii nõrk, ja täna on euro ikkagi tugev, siis hind on lihtsalt maas ja me võime veelgi edasi kukkuda, et kui me räägime, et me oleme tegelikult väga madalatel tasemetel, siis kui vaadates tehnilist pilti, siis me võime liikuda siin oma 10-15 eurot veel allapoolegi, et täna Matif on meil 195 detsembri Matif ja me võime liikuda siin isegi sinna 185 juurde, 180 juurde, et meil on olnud ka aegasid ja aastad, kui on veel need madalamad tasemed olnud, et kui vaadata ajaloolist pilti, siis me näeme, et siin 5-6 aastat tagasigi olid hinnatasemed veel 10-15 eurot ja dollaritest, kui me isegi räägime, ka dollaritest isegi odavamad. Täna kusjuures Euroopa nisu ongi üks, me oleme täna konkurentsis tegelikult oma nisudega, peamegi olema sellepärast, et igat poolt seda nisu tuleb ja peamegi olema samade hindade juures. Ja nüüd Venemaa nisu on tulnud ka järjest hinna poolest allapoole. Täna võib juba Venemaa nisu kaubelda siin kuskil $232 juures. See on nüüd järgult alla tulnud, viimati kui rääkisime, see on $10 vahe. Ja kui nüüd Venemaa nisu tuleb järjest allapoole, see surub ju ka teisi nii-öelda siis teiste riikide nii-öelda päritolu nisu hinda allapoole, nii et need on need põhjused. Ja pealegi, mis me näeme veel, et Venemaa nüüd on andnud ka teada, et tegelikult on oodata sealt ka veel ikkagi paremat nisusaaki, kui siin on nii-öelda prognoositud, et iga kord või iga nädal kogu aeg tõstetakse prognoose ja praegu rihitakse seda 86 miljonit tonni, mis tähendab eelmise aastaga võrreldes siis kuskil 3-4 miljonit tonni rohkem. Iga nädal pildikult 500 miljonit tonni jälle leitakse rohkem juurde. Iseenesest kogus ei ole suur, aga samas mõjutab siiski, sest et meil Euroopas tuleb ka rohkem nisu. Ja täpselt nii ja suured laovarud jäävad järgi ja ikkagi väga oluline, et nõudlus on äärmiselt nõrk, et kui vahepeal siin oli näha, et meie kandis põhjapoolkeral jääb koristus hilisemaks ja venelased ka ei saanud koristada, siis ostjad olid järsku väga aktiivsed, taheti asendada väga palju laevu ja lepinguid ja laevad tahtsid tulla ja tulidki kohale. Mõned seisid siin tõesti nädalaid reidil, et saada laadida, sest oodati siis koristust. Siis nüüd on olukord täiesti risti vastupidine. Väga palju on vaja laadida, otsitakse ostjaid ja ostjatel on nüüd nii-öelda rahulik olla ja hinnad on tulnudki järjest allapoole. Muidugi see hinnaprognoos, mis sa ütlesid, et ega see tähendab ka seda, et lähiajal ei ole näha mingit suuremat tõusu, pigem on langus, nii et kellel ikkagi on vaja siin tänasel hetkel lähima nädala 2 jooksul ikkagi raha, siis peaks tegelikult ikkagi nisu ära müüma või ka muu vilja, teravilja. Et muidu võib juhtuda lihtsalt seda, et 2-3 nädala pärast müüd ja on see kõige kehvem moment. Muidugi, kas see tuleb ja kuna see tuleb, seda me täpselt ei tea kahjuks. Jah, täpselt nii head sa seda mainisid, sest kui vaadata nagu sellist tehnilist pilti, siis arvestades seda, et turg on nagu ülemüüdud, fondid on müünud futuure ja hetke seisuga nad panustavad ka ju langusele, nii et ütleme, et kui näha üldse midagi positiivset või et millal võiks siis hind nagu tagasi põrke teha, et võib-olla see juhtugi enne aasta lõppu, võib-olla juhtugi enne järgmise aasta algust, kui nähakse, et kuidas moodi siis arenevad nii-öelda USA-s maisikoristused, kuidas Argentiina ja teised suured regioonid nagu Austraalia tuleb aasta lõpus mängu, et need hakkavad seal aasta lõpus nii-öelda siis
mängu mõjutama, et seni on praegu ikkagi fundamentaalselt langustrend ja väga selgelt nähtav. Aga lähekski siit võib-olla toorainete juurde ka, et kuidas meil maisi ja sojaga olukord on? No kogu maailm tegelikult jälgib, kuidas ikkagi USA-s arengud on. USA on kõige suurem maisitootja ja seal praegu põllud on väga heas olukorras. Maisipõlludest 70% on heas või väga heas olukorras. Ja eelmine kord ka rääkisime, et maisisaagi prognoosi selleks aastaks USA-s on kõvasti tõstetud ja oodatakse tõesti rekordsaaki. Kui tulla maisi osas nüüd siia Euroopasse, siis olukord ei ole paremaks läinud, vaid vastupidi, need suured kuumalained, mis praegu Euroopas on kahjustanud jätkuvalt maisipõldusid ja kui USA-s ütlesin, et 70% on väga heas olukorras põldudest, siis Euroopas vaid näiteks Prantsusmaal, kes on ka Euroopa kõige suurem maisitootja, vaid 62% maisipõldudest on siis heas või väga heas olukorras. Ja see on nüüd nädala lõikes 3% võrra vähenenud ja halvenenud. See tähendab, et kogu aeg tegelikult maisipõllud lähevad kehvemaks. Ja see muidugi on mõjutanud maisi hinda siin Euroopas, et kui me räägime vanast saagist näiteks siin, siis ega vanad saaki ei olegi enam saada. Tikutulega otsitakse seda vanasaagi maisi, hinnatasemed on seal 280, 800, 290 juures, äärmiselt kõrged tasemed. Ja uue saagi hindasi on ka nüüd läbi juba tulnud, et need hinnatasemed jäävad kuskil siia 225-230 euro juurde Eestis juba. Nii et ka kellel ikkagi nagu plaan on maisi osta, siis soovitame meie inimeste poole pöörduda, et siin ka hilisemaid aknad siis fikseerida. Ja teine suur kultuur soja, et see on ka teinud siin huvitavaid käike, et viimastel nädalatel on hinnad üles läinud, seda me näeme ka ise nendest hindadest, mis me Mugal pakume ja seda siis poliitilistel põhjustel ja see nädal on muidugi ka veel väga oluline nädal, sest ikkagi väga palju soja hinda mõjutab ka see, kuidas poliitiliselt siis tehakse tehinguid, et USA-sse tuleb sellel nädalal ka Hiina üks ärimees siis või läbirääkija, et kas ja kui palju siis USA hakkab ja saab siis eksportida soja Hiinasse ja kas siis Hiina üldse ostab, et täna Hiina ikkagi väga vähe USA-s ostab, eelkõige ostab ta siis Lõuna-Ameerikast ja nendel tehingutel on ka kindlasti mõju, mida me siis näeme siis soja hinna liikumistest. Täna on hind tõesti üles läinud, aga ikkagi kui vaadata pikemalt, siis kuna soja ikkagi tuleb sellel aastal väga kõvasti nii USA-s kui ka Lõuna-Ameerikas, siis hinnatasemed me näeme, et on ikkagi langustrendis ja me kukume tagasi alla nüüd siin, ütleme, eriti siin septembrikuus. Ma rõhutaksin soja hinna puhul seda, et oktoober on nüüd küll väga oluline, et siis hakkab mõjutama just seal Lõuna-Ameerika ilm, et kas saadakse koristada, kuidas Argentiinas ilm on ja sealt võib tulla muutusi juba oktoober-november. Ja soja puhul veel, et ikkagi on õhus see vihmametsade direktiiv ja mis puudutab uue saagi hindasid ehk siis alates jaanuarist, siis kuna veel ei teata, kas Euroopa Liit võtab selle deforestation direktiivi vastu, et sellest lähtuvalt siis, kui võetakse vastu, siis hind muutub nendele fikseeringutele, mida on siis tehtud sinna 2026. aastasse, et praegu on väga palju lahtist ka Euroopas, mis puudutab siis soja hinda. Ja kui siia saate lõpetuseks tuua veel rapsi hind, siis ka raps on natuke nüüd tagasi andnud. Me vahepeal liikusime siin koridoris novembri matifist 450-500 vahel. Nüüd vaadates, kuidas moodi on Euroopas saak olnud, siis saak on olnud väga hea. Ikkagi 2 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal, kuid samal ajal on ka nõudlus ikkagi vähenenud ka Euroopas ja me näeme, et pressitakse tegelikult seda rapsi vähem, mistõttu oleme natukene tehnilise taseme poolt siis tõmmanud seda akent natuke allapoole, et täna novembri matifist hinnatase kõigub seal 425-470 vahel. Nii et ma ütleks niimoodi, et kui hind on seal
Muuga sadamas 460, siis see on juba tegelikult väga hind hetkeseisuga arvestades. Ehk et lähiajal sealt ka midagi nii-öelda head või tõusumomenti loota hetkel ei ole vähemalt. See on jah nüüd lühiajaliselt vaadates, et me ei tea, mis aasta lõpupool toob ja kuidas moodi siis õlikultuurides hinnad üldse nagu liiguvad, aga hetkel on nii. Eks see sõltub natuke ka soja liikumisest mingil määral ja muidugi poliitikast. Kindlasti. Sellega selleks korraks lõpetamine. Kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni!